esimese hooga, kui see kunagi tuli ja see uudis, siis ma lihtsalt kehitasin õlgu, et noh, eks täiskasvanud inimesed ise teavad, mis nad teevad, et noh, mõlemad koolid olid Tartus ja noh, võib-olla seal on mingisugune loogika, aga siis ma et tänaseks intervjuuks paremini valmis olla, siis ma jaoks vaatasin, uuesti tuletasin meelde, vaatasin Tartu kõrgemat kunstikooli ja kõike ja seda Pallast ja siis ma mõtlesin, et ikkagi, et ei ole ikka vist hea mõte, sest noh, Pallas on ikkagi, oli fine arts, et oli puhtalt ainult kunstikool ja siis ma vaatasin, kontrollisin fakte, et tõepoolest ka Tartu kõrgem kunstikool ikkagi on suhteliselt vähe see fine arts, et seal on ikkagi pigem on muud asjad ja noh, nüüd nad natuke tuunivad seda maaliosakonda vist natuke rohkem nagu maali poole, enne olid maal ja restaureerimine, minu arust rõhuga restaureerimisel, nii et oli väga niisugune praktiline, mitte vabade kunstide kool, et selles mõttes on see asi ikkagi vale, et kes nagu natuke süveneb, et see need firmamärgid nagu ei kattu, et nüüd ma ei tea, kas nüüd see uus vana firmamärk, kas see toob nüüd nagu, kas see sisu läheb nüüd siis selle järgi, aga ma ei usu eriti tegelikult, et see on pigem ikkagi nagu nõukaajal, et see võmled enda tehtud peksapükstele mingi Lee Cooperi logo ja siis mõtled, et noh, võib-olla kolmandiku inimesi petan ikka ära sellega ja endale ka kuidagi natuke šefim tunne, et see on ikkagi vale natuke, et täna praegune Tartu kõrgem kunstikool on Tartu kõrgem kunstikool ja noh, olekski teda kena niimoodi nimetada ja mitte desorienteerida mingisuguste teiste sõnadega, see ei tähenda, et ta on halb või halvem kui Pallas, aga noh, ta on see, kes ta on, nagu sa ütled, nagu Pallas, siis jooksevad mingi mitu voogu infot äkki kokku ja sinna tekib nii palju müra, et see ei ole hea ja noh, lõpuks nad võivad kannatada ka ise, et äkki nad oleks ise midagi väga head veel edasigi teinud, aga nüüd kuidagi tundub, et tänu see sisse ostetud frantsiisile nad, et see on nüüd tänu sellele hoopis uus retsept, mis nad said ka. Kihvtim nimi sellele hamburgerile. Ma mäletan, et kui mina õppisin Tartus, siis sellest juba räägiti, aga ja ma õppisin 2000ndate alguses, aga noh, nüüd see nime muutus tuli ju üsna hiljuti, et kui aus olla, siis ma ei oska sellele nagu otseselt vastata, sest et noh, minu jaoks Pallas võrdub nagu kujutava kunstiga, et Pallas alustas, et luua siis kool, kus tegutsevad maali, graafika, skulptuuri üliõpilased ja nad tegelevad selle praeguse hetkega ja mõtlevad just nagu nii-öelda nende uuenduslike suundade peale, et kuidas läbi selle siis nagu seda kujutavat kunsti nagu mõtestada. Et kui ma mõtlen selle enda kogemuse peale, kuidas ma Tartus ise õppisin, et mul võib-olla mingis mõttes on see vastuolu, et ma ei tea täpselt, et kas see vastab selle, noh, nad muidugi, võib-olla see vastabki sellele, et nad võtsid selle liitena juurde, et Tartu kõrgem kunstikool Pallas, et sest ta on tegelikult ju rakenduslik kõrgkool ja ta tegelikult ei tegele puhtalt kujutava kunstiga, et võib-olla seal on mingid sellised asjad, mida ma enda jaoks mõtlesin, et oot, et ma olen kuidagi kunstiajaloos natuke midagi muud õppinud, aga samas mul on ikkagi hea meel, et see nimi elab edasi. Et ma ei tea, kui aeg liigub edasi ja mingid nimed või mingid sellised asjad, mis on olnud, et need on justkui nagu kadumises või et nad kaovad kuskil ajalukku, et äkki see on ka hea viis, kuidas nagu midagi säilitada või et millegi mälestust nagu edasi viia. Et selles mõttes ma arvan, et Tartu kõrgem kunstikool on endale väga uhke nime saanud ja võib-olla ka õigustatud nime. Minul isiklikult oma arvamine puudub, sest mina ei ela Tartus ja mul on väga raske sellele teemale kaasa elada. Kui ma nüüd teise linna positsioonilt vaatan, no mida ma võiks siit järeldada? Punkt 1. Tartu kultuurielul on endiselt Pallas väga oluline identiteedi osa, eks ole, mis sest, et ta on müüt, legend, eks ole, nimi olgu peale, aga Tartu linn, Tartu kunstimaailma kui kujuta ennast üldse ette teisiti, et tema on nüüd see Pallase sünnikeskkond ja nii edasi. Nüüd
Pallas oli just erines kõikidest rakenduskunstikoolidest sellele, et ta täiesti külmalt spetsialiseerus siis geeniuskunstniku produtseerimisele. Vaba kunstnik, kes siis tõesti teeb, loob isiklikult, kes nii-öelda nagu ei teeni otseselt midagi. Ja rakenduskunsti ülesehitusega ei ole muidugi Pallasel mitte kõige vähematki pistmist. Aga teiselt poolt mina suunaks selle küsimuse kooliõpilastele, sellele struktuurile, kes nüüd selle nime on võtnud ilmselt mingitel puht kultuuripoliitilistel kaalutlustel endale. Kas nad kujutavad ette, et nad on Pallase osad, kas nad teavad, milline on Pallase osa Eesti kultuuris ja on neil ka midagi ühist selle sõnaga nagu Pallas, sest sisuliselt rakenduskultuuri kunstikooli jaoks Pallas ei kõneta ju mitte kedagi, eks ole. Tal on ju disain, foto, tal oleks mingeid täiesti teisi märksõnu vaja. Toetan avasüli. Nii palju või nii vähe, kui ma tunnen praeguse Pallase kooli lähiajalugu, siis ma ikkagist tajun ja näen seda sidet, seda, kuidas 50-ndaste ametikool loodi kunagise Pallase riismetele. Ja olles nüüd ka ise kõrgemas kunstikoolis Pallase õpetanud sel aastal esimest korda, siis ma äsja sain ka teada, et koolil on olemas päris esinduslik MET-fond ja see MET-fond varasemad tööd on ka 50-ndatest. Nii et see on ka täiesti kunstiajaline materjal, mis meid nii-öelda täiesti füüsiliselt seob. Need nii-öelda heegeldab kokku selle murrangute küüsis lõhutud kooli ja siis sealt, mis sealt välja arenes selle vahel, nii et ma arvan, et jällegi see on mingisugune läbiuurimata ala, aga kas me näeme, kuidas need nagu ka visuaalid kohtuvad, see Pallase lõpp ja see uue ametikooli algus või et jah, aga ma arvan jah, see on igal juhul õigustatud, see selline nimetamine. Kuigi väga huvitav on võib-olla see, et kas see tähendab ka Pallase kooli jaoks sisulisi muudatusi, kas see toob kaasa niinimetatud vabade kunstide printsiibi esiletõusmise või mitte. Kui Tartu kunstikool kannab nüüd Pallase nime, kas selles ei pea midagi halba nägema? Isegi võib-olla kui keegi arvab, et seal, mida koolis õpetatakse, see ei seondu kuigivõrd traditsioonilise Pallase kunstiga. Küll ta kunagi seonduma hakkab. Ja samas ei ole, see Pallase kunst ei kao ju kuhugi. Ta on olemas. See kunst on vaja ainult taas üles leida ja osata seda lugeda. Valus teema. Miks? Just selle sama teadmise pärast. Et see ongi painanud seda nime võtmist ja mittevõtmist on võideldud ja arutatud juba aastakümneid. Et kas sellega kaasneb ka teadmine? Kas see on ainult üks nimi või on tal, mis tal taga on? Ja taga on kõik see, millest nüüd põgusalt juttu oli. Just see, et see läheks kaduma või see ära ei ununeks. Sest praegu on jah, et nüüd
on hea tuua ettekääne, et noh, aeg on hoopis teine ja kõik on muutunud ja kõik on nagu puder ja kapsad segi ja asjade vahel ei ole enam võimalik vahet teha ja noh, on ikka küll. Tore, et see varem korda ei läinud, see nime võtmine. Ja siis oli asi veel 100 kraadi segasem. Ja see on üks, teine asi on see, et noh, kui see teadmine on, ma loodan, et nüüd see on, et ei püüta iga hinna eest siduda kuidagi moodi läbi Vene aja, et on mingi järjepidevus, mida tegelikult ei ole. 44 sai Pallas otsa ja kogu lugu ja seda tasub tunnistada. Ja nüüd, kui me võtame selle nime uuesti ette ja kätte ja sellega hakkame midagi tegema, siis ongi oluline teadvustada asju nii, nagu nemad just on. Mitte kuidagi püüda ära osta vaid seista iseenda eest ja samas tõesti hoida meeles, et see oli ikkagi, Pallas oli, mis ta oli, et see oli esimene kujutava kunstikool Eestis kõrgemal tasemel ja jäi selleks tükiks ajaks ja pani just kujutava kunsti aluse. Et see ei olnud tarbekunstikool. Seda on raske öelda ja tegelikult, kui nimi on juba võetud, siis pärast lahingut enam rusikatega lihtsalt ei vehita. Seda tuleb võtta kui fakti. Aga ma mõtlen, et näiteks, kes järgmised inimesed on ja kirjutavad kunstilugu ja et kuidas nad kirjutavad siis, et kunstnik esimesest Pallasest, kunstnik teisest Pallasest, et kuidagi peab neid ikka keristama. Meil praegu on väga lihtne kirjutavad pallaslane ja meil on ka kokku lepitud, et kõik ei ole pallaslased. Et mis siis pallaslase definitsioon on? Et muidu süüdistati nagu kunstikaupmi, et igaüks on pallaslane, kes on nina sisse pistnud, see juba on. Aga Pallases peab olema õppinud 3 aastat. Siis on tegemist pallaslasega, siis võib teda nii kutsuda. Et nime kohta ma tõesti ei oska midagi rohkem öelda, et mina ei oleks võtnud. Aga kui nähti selles midagi suuremat, mida mina ei näe, siis lihtsalt võib-olla on see vajalik, võib-olla ma saan kunagi hiljem sellest aru. Aga ma näen ainult seda järjepidevuse nagu ühist asja ja Tartus ja et niisugune õpetus, aga et õpetus oma vormilt on ju tegelikult erinev. Pallasesse võeti vastu kõik, kes tahtsid, aga lõpetasid ainult üksikud. Nüüd on vastupidi. Võetakse üksikud ja siis, kui ta seal enne lõppu kuidagi veel nagu ei püsi hästi rajal, siis teda ikkagi talutatakse või hoitakse niimoodi, et ta ära lõpetab. Et ma ei tea, kumb süsteem see õigem on. Pallase lugu näitab, et seal oli nagu kõik hästi, et need olid ikka väga tugevad ja said eluga enam-vähem hakkama, kellel siis lõpetada lasti. Suhtun sellesse rahumeelselt, ehk ei pea seda õigeks, aga ega Pallas ei olnud ka mingi Ateena kool. Et see on ilus nimi, kui ta nüüd uuesti võetakse üles, siis las nad kasutavad seda. Aga küsimus on ainult selles, et ilmselt ei jõua sellele rõhtliinile või sellele horisontaalile, mis Pallasel oli, on praegu ikka hoopis teine tasand ka Tartu kõrgemas kunstikoolis. Minu meelest see on fantastiline, et on nüüd võetud Pallase nimi uuesti kõrgemale kunstikoolile. Just sellepärast, et Tartus on kunstikoole nii palju. Meil on lastekunstikool, Tartu kunstikool, Tartu kõrgem kunstikool. Et siinsamas Tartu kunstimuuseumis on viimasel ajal olnud mitmeid kuuluvuse teemalisi näituseid ja arutelusid, et identiteedi vaatenurgast minu meelest see on just kõigile õppuritele hästi hea. Et see Pallase nimi annab mingisuguse fookuse, et nagu ma ennist äkki ütlesin, et Pallas on mingi märk, see on väärtuste kogum, see on mingisugune lipp, mille alla koonduda, et just kuuluvuse mõttes.
et väljaspoolt vaadates ka, aga Tallinnas keegi ei tee vahet nendel erinevatel kunstikoolidel, et üks kunstikool just ka kõik. No üks osa minust muidugi tunneb seda, et see nime muutis pildi oluliselt segasemaks. Võib-olla segasemaks ennekõike just kunstiajaloolase seisukohalt, kuna on teada, et ajalooliselt kunstikool Pallas siis asutati 1919 ja mina pooldan seda mõtet, et 1944 on tegelikult adekvaatne punkt, kus öelda, et see kool ikkagi sellisel kujul, nagu ta need 20 aastat eksisteeris või natuke rohkem sai läbi, ei saanud enam kesta. Et kuidas me siis nüüd kunstiajalugu edasi kirjutame, teades, et on justkui 2 Pallase nimelist kunstikooli Tartus olnud. Teiselt poolt ma muidugi mõistan seda, miks see kool oma nime muuta tahtis ja siis on lihtsalt küsimus, et kas see antud valik oli nagu kõige parem või mida see kaasa toob. Kas see toob kaasa populaarsust, et näiteks rohkem noori hakkab kandideerima? Kas see toob mingisuguseid õpetamise printsiipide muutmist kaasa endaga või ta jääb lihtsalt nimeks, mis aitab kuidagi eristada võib-olla teistest Tartu, näiteks lastekunstikoolist ja teistest koolidest, aga ajaloolises mõttes jälle tekitab segadust. Et seda me näeme, kui ajas on rohkem distantsi tekkinud. Ma ei poolda seda. Ma arvan seda, et kool ei võitnud sellest mitte midagi. Pigem ta marginaliseeris ennast, sellepärast, et nagu, kui nad soovivad olla kaasaegse kunstiga tegelev kool, siis Pallase nimi ei anna neile selles suhtes kaasaegsust mitte kuidagi juurde. See tekitab pigem mõnedes ringkondades eeldatavasti mingisuguseid negatiivseid assotsiatsioone just selles mõttes, et võib-olla nad tegelevad millegagi hästi traditsioonilisega ja nii edasi. Teistpidi, see kool ei ole eelkõige, ma arvan, kujutava kunstikool. See on siiski mingil määral kutseõpe, mis tähendab seda, et ta ei rajane nendele samadele alustele, millele rajanes Pallas. Sest Pallast ju toona eristati Riigi kunstitööstuskoolist just tänu sellele, et Pallas oli kunst kunsti pärast. Ma arvan, et need asjad, mida praegu Tartu kõrgemas kunstikoolis õpetatakse, et seal see kunst kunsti pärast osa on väga väike. Kui ma nüüd päris ausalt vastan, siis minu arust on see pisut läbimõtlemata rebranding. Et kui mina võrdleksin tänast kõrgemat kunstikooli, siis ma leiaks pigem selliseid seoseid Bauhausiga, aga Bauhaus nad endale ju nimeks panna ei saa. Kindlasti, kui nad tahtsid sellist, ütleme ka, uut hingamist endale ja võib-olla rohkem tähelepanu ja ennast atraktiivsemaks muuta, nii Eestis kui ka tegelikult ju miks mitte rahvusvahelisel skeenel, siis oleks võinud ehk võtta nime, mis sisaldab endas rohkem informatsiooni selle kohta, mida nad väga hästi teevad, mis on nende kooli fookus, mis võiks tuua rahvusvahelisi õpilasi, mis võiks tuua üle Eesti õpilasi. Ja et kas see Pallase nimi nüüd siis annab seda informatsiooni edasi, ma ei usu hästi. Selline põnev lugu ka selle uue nime kohta, et kui see uus nimi oli just võetud, siis lugesin mina meilist mingisugust näituse kuulutust, et Pallase kunstikooli tekstiilinäitus. Ja ma arvan, et ma oma head 20 sekundit mõtlesin, et kunas nad Pallase kunstikoolis seda tekstiilikunsti tegid. Ja siis ma sain aru, et see on see uus kool. Ehk siis seega see tekitab ikkagi veidi segadust, mis võib-olla ei ole päris vajalik. Mina ei saa sellest hästi aru, miks nad seda nime ikkagi endale tahtsid. Sellepärast, et minu jaoks tõesti on Pallas selline väga konkreetne nähtus sinna eelmise sajandi algusesse peamiselt jääv. Ja alati on ju ühest küljest muidugi ei saa keelata kellelgi valida just seda nime, mis talle meeldib. Teisest küljest on jälle alati võimalus kõik ära tõestada või mingid seosed luua ja põhjendada, et see nimi on just sellel koolil vajalik.
aga minu meelest on see kool, kes on juba ennast tõestanud, tal on oma koht praeguses ajas, ta oleks võinud valida mingisuguse hoopis teise nime ja luua endale niimoodi väga oma konkreetse identiteedi. Ja seoses sellega mul tuli veel üks asi meelde, kunstiühing Pallas, ega mulle seegi päris ei meeldi, et meil on olemas kunstiühing Pallas. Selle ajal, kui see loodi, minu meelest oli see Indrek Hirve, kes võttis sõna ja ütles, et miks kunstiühing Pallas, miks nii suured ambitsioonid ja et pigem oleks võinud luua praegu ikkagi näiteks kunstiselts Pallas või midagi selle sarnast. Et jah, nende vanade nimede valimistega on nii.